Ühel ilusal kevadpäeval võtsime välja oma kaamerad ja mikrofonid, sättisime need üles Radissoni hotelli fuajeesse, et puhuda törts töömehe juttu. Selleks töömeheks oli meil Indrek Maripuu. Kohe vaatame lähemalt, mis mees see Indrek siis on. Indrek ütleb, et on endine jooksja. Jooksja, kes jooksis ligemale 10 aastat mööda Tallinna tänavaid ja aitas ehitada enda arvates suurt ja olulist firmat. Kuigi asjad läksid hästi ja firma kasvas suureks, sai Indrek ühel hetkel aru, et oravrattas jooksmine ja asjade tegemine nii, nagu kõik teised teevad, ei vii soovitud kiirusega edasi. Ta tegi kannapöörde, kolis koos perega Põlvamaale ja hakkas ehitama Loovusaita, ühte päris uutmoodi koolituskeskust. Enne seda jõudis ta 10 aastat aidata Eesti organisatsioonidel panna kokku äriplaane ja strateegiaid. Selle töö raames viis Indrek läbi sadu ajurünnakuid erinevates organisatsioonides ning teda hakkas huvitama, kuidas inimene mõtleb ning kuidas on võimalik oma mõtlemist suunata teistest erinevale rajale. Tänaseks on sellest saanudki tema uus töö. Ta aitab meeskondadel murda mõttemustreid ning seeläbi olla konkurentidest nutikamad. Ma aitan juhtidel ja ettevõtjatel tulla välja rajasõltuvusest. Et kui me ise mingisugust asja oleme kaua teinud või kui me oleme mingis valdkonnas kaua tegutsenud, siis me muutume selliste uute võimaluste suhtes osaliselt pimedaks. Ja võt see, mida ma siis aitan, on see, et tulla sellest välja ja et uusi neid võimalusi nagu näha. Meil oli soov hakata tegema asju teistmoodi. Et kui sa käid ja räägid oma klientidele seda, et sa pead tegema asju teistmoodi, siis peaks nagu ise ka natukene teistmoodi toimetama nendest samadest rajasõltuvustest ja mustritest välja tulema. Eks. Nii palju oli mõtteid just mingite selliste toodete arendamise osas, mis olid tükk aega peas keerelnud ja millega kogu aeg mõtlesid, et ühel päeval hakkan tegelema, et siis kui aega on. Aga see äratundmine oligi just see, et tegelikult seda aega nagu ei teki, kui sa ei võta seda, eks. Ja siis me otsustasimegi, et võtamegi selle aja, kolimegi kaugele, nii et ei ole iga päev kiusatust sõita Tallinnasse tähtsaid asju ajama, eks. Ja tegelikult see on nagu toiminud. Kõik on muidugi võtnud jätkuvalt kauem aega, kui alguses planeeritud, aga asjad liiguvad vähemalt selles suunas, nagu me tahame. Klassikaline klisseelik küsimus, et mis ma siis tegelikult teha tahan, eks. Ja see tuli hästi kiiresti, et sellel hetkel, kui see küsimus sai ära sõnastatud, need olid loetud kuud, kui me olime juba sillad põlema pannud. Aga ma olen aru saanud, et valdav enamus inimesi, ettevõtjaid, juhte saavad sõnast fun nagu teistmoodi aru. Selles mõttes, et ma olen põhimõtteliselt nõus, jah, et kui enam fun ei ole, siis peaks küsima, mida ma tegelikult teha tahan. Aga võib-olla nagu selle täiendusega, et see fun ei tähenda siin kontekstis nagu seda, et kogu aeg peab mingi lust, lillepidu ja pillerkaar olema, vaid pigem see fun on nagu sellise nagu kire ja pühendumuse nagu sünonüüm, eks ju. Et kui sa ühel hetkel nagu tunned, et sellist kirge või sellist powerit ei ole, et hommikul ärkad üles ei ole seda, et nüüd täna tahan minna ja neid asju ära teha. Vähemalt minu jaoks sellel hetkel on see küsimuse koht nagu, jah. Ma ei ole kindel, et ma olen seda eduvalemit ise ju leidnud. Ma arvan, et ma mingis osas olen jätkuvalt otsingus, eks ju. Aga ma olen sellest küll üsna kindel, et see kirg ja kuidas sa ütlesid, see on üks osa nagu sellest, eks ju, see pühendumine, eks. Ja teisest küljest siis ikkagi hästi ausalt enda käest küsimine ja vastamine sellele, et mida ma siis teha tahan. Et me oleme nagu viimasel ajal jõudnud nagu selleni, et me juba kuskil koolis, kui me oleme mingi äriharidusega, siis me ju õpime seda, et iga tegevus peaks olema suunatud sellele, et ta tooks raha sisse, suurendaks käivet, kasumit, mida iganes. Aga mina olen nagu kuidagi viimasel ajal jõudnud selleni, et see on nagu ainult üks mõõde. Et teine nagu filter, millest peaks oma otsuseid nagu läbi laskma, on see, et kas see iga tegevus, mida ma teen, ka selles samas äri kontekstis, et kas see teeb mind nagu õnnelikumaks. Ja siis läheb pilt hoopis teiseks ja siis sa ühel hetkel hakkad mõtlema, et mingid asjad lähevad ühes suunas, eks ju, et toob raha juurde ja tundub, et võiks tuua õnne juurde.
mingites asjades võib-olla nad lähevad nagu täitsa eri suunas ja noh, siis läheb nagu põnevaks, on ju. Aga siis see jõuab iga inimese selleni, noh, mis ta enda eesmärgid on. Alustaja puhul ma arvan, et on hästi palju ikkagi seotud sellega, et ühest küljest sul oleks nagu jah, ka kannatlikkust oma tulemusi nagu ära oodata, on ju, sest tõenäoliselt nad võtavad kauem aega, kui sa alguses nagu arvad, eks ju. Aga teisest küljest, mis mõnikord nagu ei mõelda liiga täpselt läbi, on see, et miks seda ettevõtet siis nagu tehakse nii-öelda kliendi poole pealt vaadates, on ju, et mis see kliendi probleem on, mida ära lahendatakse. Et hästi sageli ikkagi alustaja mõtleb nagu selles kontekstis, et mida ma oskan, keda ma tunnen, mis ressursid mul on ja mis äri selle pealt nagu teha saaks. Mis iseenesest on ka üks viis, kuidas nagu alustada, aga sinna peaks siis see juurde tulema, et see ei oleks selline järjekordne mina ka tüüpi asi, on ju, mida on juba ilma sinuta maailmas nagu mustmiljon, eks ju, ja kus su edulootused võib-olla ei olegi liiga head, vaid et sa teaksid, et tõenäoliselt see sihtgrupp, tõenäoliselt see probleem, eks ju, ja seda ma nagu suudan lahendada ja selleks sa lähed liikvele. Ja tegevuse käigus on jälle äärmiselt suur tõenäosus, et see sul kõik muutub, eks ju, ehk et sa tegutsedes targemaks. Aga kui sa seda ei ole alguses selgeks mõelnud, siis sa võib-olla ei märka neid õppetunde, mis selle tegevuse käigus tulevad. Aga nüüd selle tegutseva ettevõtte puhul, ma jõuan ikkagi sinna tagasi, jah, et see peab nagu selles nagu positiivses mõttes nagu fun enda jaoks olema ja ilmselt sul peavad raskete aegade jaoks ka mingid pikaajalised sihid olema, et kui sul lühiajaliselt mingid tagasilöögid on, et sa teaksid, miks sa seda asja teed, on ju, või kuhu poole sa püüdled, et siis sa ilmselt suudad nagu edasi toimetada ka sellel hetkel, kui asjad parasjagu ei lähe nii, nagu sa tahaksid. Kui nagu juhtidega rääkida ja kui ei kasuta mitte termineid nagu mõttemustrid ja rajasõltuvus, vaid rääkida ideede leidmisest, siis tegelikult juhid ja ettevõtjad ja ma ise ka ettevõtjana, ma olen nagu veendunud, et ega mul ideede puudust ju ei ole, eks ju, et ideid on ju küll, on ju, et jaksaks ainult ära teha, et oleks inimesi, aega, raha, mida iganes, eks ju, siis parasjagu vaja on. See on üks koht, kus me tavaliselt ka teeme ühe nii-öelda vea sisse, eks ju, ehk et me hakkame neid ideid vaatama sellisel kahesel skaalal, et hea idee, halb idee, on ju. Ja siis see ideede väljavaliku protsess on selline, et halb idee, halb, no okei, halb, hea, et ühesõnaga hästi vähe neid, mis nii-öelda edasi lähevad ja siis me mõtleme, et raisatud aeg ja mitte midagi ei olnud tolku, 10 inimest istus ümber laua, tund aega, eks ju, 10 tundi tööaega läks kokku kaduma, et mis me siis saime. Aga pigem peaks sellel hetkel vaatama, et ma olen hakanud kasutama nagu sellist metafoori, et sellise grillmeistri pilguga. Et see on nagu tooraine, mis sealt välja tuli ja sul ei ole seal nagu valmis ideed, mida sa kas hakkad juurutama või viskad minema, et sa peaksid igat ideed vaatama nagu selle pilguga, et mis sealt tulla saab. Grillmeister vaatab nagu lihatükki, et mis sellest tuleb, eks ju. Sellest tuleb šašlõkk või sellest tuleb kuljass, on ju, või tuleb, ma ei tea, hakkliha hoopis, on ju. Erineva kvaliteediga lihatükid, et me peaks samamoodi vaatama igat ideed ja küsima, et mis selle ideega peaks tegema, et sellest tuleks nagu tõeliselt nagu äge idee, mis paneks meil selle telefonimüügi nagu lendama järgmisest hetkest, on ju. Suuremas organisatsioonis on hästi sageli nagu see soovitus töötanud, et kutsuge kuskilt teisest osakonnast ka, eks ju, kõrvalseisjaid. Sageli see meil nagu töökorralduslikult ei tundu esimesel pilgul nagu mõistlik, et kutsuda keegi kuskilt hoopis kõrvalt, aga see värske pilk, eks ju, keegi, kes ei ole nendes samades igapäeva asjades sees, see hästi sageli on kasuks, eks ju. Ja teine asi on see, et kui sa ütled, et 20 inimest on seal näiteks arutamas, eks ju, siis 20 inimest koos tavaliselt ei aruta liiga produktiivselt. Seal paar tükki arutavad ja suurem enamus nagu ilmselt kuulab ja siis on väikene hulk neid, kes on üldse mõtetega kuskil mujal, on ju. Tramm paneb ette antud rada kogu aeg, tal on üsna vähe neid kohtasid, kus ta saab valida, kuhu ta keerab. Või siis versus mingisugune kuller, eks ju, kes teab, et ta peab mingile aadressile minema, aga kui ta näeb, et siin on ummik, siis ta teab, et ma lähen täna nagu sealt ringi, kuigi ma olen kogu aeg siit käinud. Vaata, trammil seda paindlikkust ei ole, on ju. Et meil oleks seda kulleri paindlikkust vaja saavutada. Ma olen väga eesmärkide usku olnud. Niimoodi ikka, et paned omale näiteks mingisuguse pika perioodi, on see siis, ma ei tea, 5-10 või pikem aeg, eks ju, selle eesmärgi nagu paika
ja siis tükeldad ta mingiteks väiksemateks eesmärkideks ja siis võtad veel väga lühiaja eesmärgid. Aga ma olen jõudnud küll täna nagu sellele arusaamisele, et inimesed on ilmselt erinevad, aga lihtsalt enda kogemusest rääkides, et ma nagu ei ole masin. Et meil ei ole võimalik seda tegevust ja tööd nagu nii täpselt planeerida. Mis samas ei tähenda, et ma üldse nagu endale praegu mingeid eesmärke ei sea, et mulle endale selles osas hästi meeldib see lähenemine, mida Fred Jüssi on mitmes kohas nagu rääkinud, et tema lugu nagu oli see, et ta ütles, et kui ta läheb loodusesse, et ta ei pane endale kunagi mingisugust väga täpset eesmärki, kuhu ta nagu minema hakkab, aga tal on nagu suund teada, eks ju. Et läheb näiteks Kõrvemaale ja siis, et mis suunas ta nagu minema hakkab. Aga ta ei oska endale täpset eesmärki panna, sest ta ei näe nagu metsa taha või küngaste või käänakute taha. Aga et kuna ta otsib nagu enda sees seda õiget tunnet, et mis hetkel ta nagu on seal, kuhu ta jõuda tahtis, et siis selline pidev sisemine protsess nagu käib, et siis ma ühel hetkel saan aru, et ahah, et näed, siia ma tahtsingi täna tulla, siia ma teen oma lõkke, siia ma panen nagu laagrisse ennast. Et mulle nagu sellise, täna niimoodi väga väikeses tiimis töötades see nagu sobib, on ju. Et ma tean oma sellist nii-öelda, tegelikult pikka sihti või ma olen selgeks mõelnud seda äri või seda tegevust, mida me nagu teeme, aga mul ei ole selliseid, väga täpseid aasta eesmärke, eks ju. Vaid ma nagu teen ja toimetan, ma mõtlen muidugi oma mingeid tegevusi läbi, enne kui ma torman tegema, aga see on ikkagi sellised taktikalised lühiajalised plaanid, eks ju, et kuidas mingeid asju saaks tehtud, aga see, et natuke neid suuremaid tükke selle eesmärgi poole liikudes valida, need nagu tekivad pigem niimoodi, jah, samm-sammult edasi liikudes. Teed mingi asja ära, siis sa näed jälle mingit järgmist asja. Et kui me praegu nüüd, eks ju, 2 aastat tagasi kogu seda loovusaita ja seda hakkasime rajama, siis meil selles mõttes oli ju pilt ees, et mida me teha tahame ja miks me teeme seda ja mis seal ruumides tulevikus toimuma peab hakkama. Teed ühe asja ära ja siis sa näed neid järgmisi asju, aga see suur eesmärk on kogu aeg nagu silme ees, et kuhu nagu jõuda tahad ja siis on nagu see võimalus kontrollida, et kui sa mingil hetkel tunned, et oi, nüüd peaks seda asja tegema ja siis pead lihtsalt enda käest küsima, et kas see mind sinna suure eesmärgi poole viib, eks ju, ja siis mõnikord on vastust ei vii ja siis sa heidad ta kõrvale, on ju, nii et ta ei ole selles mõttes nagu kulgemine, ta on pika eesmärgi vastu kogu aeg kontrollimine, aga ta ei ole selline detailne plaan tähtaegade ja vastutajate ja selliste sammudega. Ja sul peab olema nagu seda tarkust enda käest nagu küsida, et ega ma nüüd ei andnud mingile hetke ahvatlusele järgi, vaid et ma ikkagi lähen nagu jah õiges suunas. Et suuremas organisatsioonis, kui sul on mingid inimesed, kellega sa toimetad, siis seal kontekstis ilmselt on mingid teised viisid ja meetodid, aga sellistes väikestes puntides toimetades, mina olen avastanud, et töötab. Mul nagu võrdlus tuleb sellega, et kui sa võtad mingisuguse Tarmo Noobi juhitud Ale Kokki, eks ju, kes vähemalt pikka aega, ma ei tea, kas täna enam, aga pikka aega kasutas tasakaalus tulemuskaarti, eks ju. Et seal ikkagi võetakse üks suur eesmärk ja lüüakse see hästi pisikesteks ja on väga täpne plaan, on ju. Et see on ilmselt see skaala teine ots, aga ma arvan, et see ongi igas kohas nagu erinev, on ju. Sõltub kindlasti juhtimistüübist ka, on ju. Kui me ei ole 100% veendunud, et meie inimesed on 100% motiveeritud, siis on selliste lõdvade eesmärkidega nagu raskem juhtida, eks ju, sest sa ei suuda kontrollida siis nagu inimest, eks ju. Et kui sa eeldad, et nad ei ole motiveeritud ja sul on kogu aeg nagu vaja vaadata, et nii, et mis täna tehtud sai, eks ju, siis sul on nagu hästi selgelt plaani ja eesmärki vaja, sa saad tõmmata pärast linnukesi, et mis on tehtud ja miinuseid, mis on tegemata, on ju. Aga mida rohkem sa saad oma inimesi usaldada, mida rohkem nad on motiveeritud, seda rohkem ilmselt peaks see võimalik olema.